Tervist, minu nimi on Karro Asejan, tänan teid kõik, et te saite ühineda meie korteriühistu seminariga ja räägiksin võib-olla siis sellest, mis kõigepealt toimuma hakkab ja kes mina olen. Mina olen siis Onninis ärisuuna müügi e-valdkonnas ja olen valdkonnaga tegelenud siis circa 7 aastat. Ja selle aja jooksul olen siis osalenud just ka selle korteriühistu renoveerimise seminaride korraldamisega. Mis siis täna toimuma hakkab? Kõigepealt me siis võtame tegelikult selle kogu küttesüsteemi renoveerimise puhul läbi ja alustame siis niipidi, et kõigepealt räägime siis justkui inimese keha vaadates siis pumpadest, mis oleks siis, on ka küttesüsteemi süda ja inimeste oma, sel juhul arteritest ja veenidest, mis on siis torustik, millest ma räägin ise, ja sel juhul reguleerorganid, milleks on siis reguleerventiilid, millest räägib siis Marko Mooring Danfossist ja siis pulmoradiaatoritest, millest räägib siis Risto Mulme, mis siis oleksid siis need põhiorganid, mis selle töö ära teevad. Aga enne kui me anname siis jutujärje üle anname siis esitlejatele, siis räägib meil Tarvo Kuuspere, kes on nüüd ettevõttes meil olnud 17 aastat ja tegelikult on tegelenud selle radiaatori lahendusega viimased 5 aastat. Ja selle 5 aasta jooksul siis tegelikult on Onni väga palju kasvanud ja oleme tegelikult üks suurimaid siis renoveerimise objektide varustajad materjalidega ja kindlasti ka teadmistega. Nüüd, mis puutub siis renoveerimisse, siis tegelikult me hoiame väga varu ja see on võib-olla asi, ja see usalduse ära teeninud. Aga Tarvo Kuuspere on meil just hoidnud neid kliente, kes renoveerivad ja arendatakse ka lahendust edasi. Edasi ma annangi siis sõna Tarvo Kuusperele, kes juba saab siis rääkida täpselt, millest me materjalivalik koosneb, kuidas seda leida ja siis kontaktides, keda Onninist leida. Palun, Tarvo, et võid üle võtta. Tervist! Nimi on Tarvo Kuuspere, nagu Karro ennist rääkis, siis olen töötanud Onninis 17 aastat. Alustasin klienditeenindajana, siis vahepeal olin müügiinsener, tänaseks päevaks olen kliendihaldur. Radiaatoritega olen tõesti tegelenud 10 aastat ja umbes viimased 5 aastat sellest nagu radiaatori lahendusega. Nüüd, mis siis täpsemalt lahendus endast kujutab ja mis minu tööülesanded selle juures on? Ühest küljest on minu ülesandeteks suhtlemine meie tarnijatega, Danfoss, Grundfos, Urmo, et meil oleks laos õiged tooted õigetes kogustes ja meie ehitajate, paigaldajatega, renoveerijatega kaupu need objektidele. Siinkohal ma nimetaksin meie suuremad paigaldajad AGR, Vekont Ehitus, Alice Group, Silfer, Verks. Neid on muidugi palju rohkem, aga siinkohal siis 5 suuremat. Nüüd ma näitan teile joonist, et millest täpsemalt siis koosneb radiaatori lahendus. Ja siis korterelamust ja nagu te näete, on ringidega siis ära tähistatud tähtsamad elemendid, mida me radiaatori lahenduseks nimetame. Ehk siis kõige suurem ja tähtsam element ise on radiaator. Radiaatori juurde kuuluvad ühendusventiilid, termoventiil, sulgventiil, siis termopea, loomulikult torustik, püstikud
mis siis viivad vett radiaatoritesse, liiniseade ventiilid ja pumbad. Nüüd järgnevalt ma näitaksin, mismoodi on võimalik kõiki neid tooteid meie e-lahendusest leida. Selleks kirjutame internetti onninen.ee. Edasi valime selle sinise kasti Onninen OnShop. Nüüd oleme Onnineni e-poes. Kõik, kes on meil registreeritud kliendid, saavad sisse logida siin võtmega nupu juurest logi sisse. Tooteid on võimalik leida mitmeid moodi. Üks variant on, kui te teate toote nimetust või koodi, siis te sisestate selle siia kasti otsi tooteid. Teine variant on leida tooteid, tootepuu ja tootepuu all on näha kõik tootegrupid ehk tooterühmad. Aga et mitte sattuda väga suurde valikusse, siis oleme me teinud selle asja lihtsamaks ja meil on olemas eraldi tootelahendused. Punkt 18. Tootelahenduste all on meil hetkel 3 lahendust. Meie räägime täna radiaatori lahendusest. Võtame siia. Radiaatori lahenduse all on toodud välja eraldi tootegrupid. Alustaksime radiaatoritest. Ja korteriühistute renoveerimisel kasutatakse Purmo kompaktradiaatoreid. Valime selle. Nüüd Purmo kompaktid omakorda jagunevad 4 rühma. C11, C21, C22, C33. Need tüübid siis tähendavad radiaatori paksust ehk siis ribide arvu, ribide ja plaatide arvu. Nüüd, kui on vaja konkreetselt mingit toodet leida, C22 ja võtame täiesti juhusliku radiaatori. Nüüd siin on kirjas radiaatori tüüp Purmo kompakt 22 450 2000. Kui me liigume allapoole, siis me näeme seda tehniliste andmete juures, mida need numbrid tähendavad. Tootemõõdud, pikkus 2 meetrit, paksus 110 millimeetrit, kõrgus 45 sentimeetrit. Lisaks on võimalik siin vaadata tehnilisi näitajaid. Kõige ees on tootekood ehk siis Onnineni tootekood ja tootja tehase kood. Ja vajadusel on võimalik alla laadida dokumente siis järelevalve esitamiseks, milleks on siis siin või teine tehniline info eesti keeles. Mõõdud, liitrid, kõik on faili all avatav. Pikemalt räägib Purmo radiaatoritest Risto Muldmäe. Nüüd, kui radiaatoritest läheme tagasi, siis järgnevalt vaatame radiaatori ventiile ja ajameid. Neid on võimalik leida siit poolt. Siin on tehtud alajaotus termoventiilid, sulgventiilid, termopead. Vaatame näiteks termoventiile. Renoveerimisel kasutame Danfossi. Ja siin on võimalik erinevad lahendused. Samuti, kui me paneme sinna juurde termopead, siis samuti kasutatakse renoveerimisel Danfossi. Nii. Nüüd liiniseade ventiilid. Liiniseade ventiilid on samuti eraldi välja toodud. Ja samuti renoveerimisel kasutatakse Danfossi. Tooteid ma siinkohal ükshaaval avama ei hakka, et selle näite ma tegin juba Purmo radiaatori puhul ära. Pikemalt räägib Danfossist Marko Mooring.
Nii, siis pumpade alavalik. Pumpasid kasutatakse samuti renoveerimissüsteemides Grundfossi. Siin on 5 erinevat pumpalaliiki. Täpsemalt nendest räägib Jüri Maasing. Nüüd rääkimata on veel torustik, ehk siis püstikutorustikud leiab teraspresstorude ja liitmike alt, et see valik ei oleks liiga suur, siis on ka need jagatud 2. Ühel pool torud ja liitmikud eraldi. Ja kuna liitmike on samuti hästi palju ja see valik läheks väga kirjuks, siis on kõik erinevad detailid siin eraldi välja toodud, et kui on vaja otsida kolmikuid, siis saab leida ainult kolmikuid. Edasi räägiks siis kontaktist, et kuidas on võimalik mind leida. Selleks trükime jällegi onninen.ee. Ja kui te jälgite iirt, siis üleval sinise riba peal on kontakt. Võtame siia ja vasakust menüüst valime kontaktandmed. Ja siit omakorda küte, vesi, ventilatsioon. Nüüd selle lehe peal on küttevee kolleegide kõik andmed. Mind leiab Tarvo Kuuspere selle rea pealt. Siin on välja toodud telefon ja e-posti aadress. Nüüd kindlasti on teil tekkinud küsimusi. Ükski küsimus ei ole liiga väike või liiga tühine. Ärge häbenege küsida, valige aga e-postid. Ja saategi oma küsimuse siia kirjutada ja mulle edastada. Nüüd minu poolt tänud tähelepanu eest, tänud kuulamast ja siinkohal annan sõna tagasi Karole. Aitäh! Tere tulemast siis tagasi. Juba edasi nüüd juhatame siis sisse esinejad. Ehk siis meil on salvestused eelsalvestatud, et tagada olukord, kui internet peaks ära minema, et me ikkagi saame anda edasi siis kogu informatsiooni. Nüüd salvestuste vahepeal teeme kuskil 5-10 minutit pausi, et inimesed saaksid siis ennast värskendada ja ei oleks sunnitud olema siis ühes sundasendis. Kuid süsteem iseenesest siis võiks näha veel välja nii, et järgmise esitluse teeb siis Jüri Maasing Grundfossist, siis 50 minutit pausi, siis esitan mina raporteeri teraspress torustiku kohta, mida me kasutame ja kuidas me kasutame. Siis renoveerimistel peale seda siis Marko Moorik Danfossist teeb oma ettekande ja Risto Mulme siis Puurmast ja kella 9 peaksime tegelikult olema ühel pool siis meie esitlustega. Suur aitäh, et te olete meiega liitunud ja juba edasi siis paneme peale esitlused. Tervist! Mul on hea meel osaleda Onnineni poolt korraldatud renoveerimise videoseminaril. Minu nimi on Jüri Maasing, töötan Grundfossis müügiinsenerina. Täna räägime energiaefektiivsetest pumpadest. Teen seda Magna 3 ringluspumba põhjal. Loodan, et leiate siit üht-teist kasulikku. Kohe jagan teiega oma esitlust. Magna 3 on integreeritud kontrolleriga ringluspumpade seeria, kus pumba jõudlust on võimalik seada vastavaks süsteemi tegelikele nõuetega. Anname tootest lühikese ülevaate, mis teeb selle niivõrd unikaalseks, kus ja kuidas seda kasutada ning mis võimalusi pakub erinevate süsteemide optimeerimisel ja integreerimisel
ning kuidas saavutada energia kokkuhoidu, kasutades ära pumba omadusi. Ajalooga alustades 2001. aastal tutvustati esimest püsimagnetmootoriga lahendust. See mudel asendas vana hea UPS toote. 2005. aastal Grundfos töötas välja esimesena A energiaklassile vastava lahenduse. 2012 toodi välja isekohanduva juhtrežiimidega esimene Magna 3 pump. Seejärel uued energiatõhususe reeglid Euroopa Liidus tingisid tootevaliku laienduse. See energiaefektiivsuse indeks on kriteerium, mis annab aluse erinevate tootjate valiku võrdlemiseks. Lühidalt võtab kokku hüdraulilise efektiivsuse ja mootori kasuteguri. Hiljem täiendati veel pumba omadusi. Magna 3 on enam kui lihtsalt pump. Kui lisada siia, et pump on võimeline ise piirama voolu hulka ennast aeglustades ning mõõtma soojusenergia kogust ning abistama ka kasutajat, siis teeb sellest mitu head asja ühes lahenduse. Tagapool tuleme nende omaduste juurde tagasi ja räägime täpsemalt. Lühidalt käsitleme alljärgnevaid teemasid. Kohandatud lai valik, mis välistab üledimensioneerimise. Seejärel, mis teeb sellest energiaefektiivse lahenduse, väike ülevaade tarkadest juhtimisrežiimidest, kuidas paigaldusel ja seadistamisel aega säästa ning mis kasu võib saada monitooringust, mis aitab riske maandada. Magna 3 ei ole võlitihendit. See lekkevaba disain muudab pumba hooldusvabaks, võimaldades teil selle lihtsalt paigaldada, muretsemata selle tulevase seisukorra pärast. Kasutuskohtadeks on kõik hooned korterelamutest, haiglate ja kaugkütte katlamajadeni välja. Need rakendusalad või aplikatsioonid, kus ringluspumpasid kasutatakse, on kõik, kus tegemist kütte, jahutuse, õhukonditsioneerimise või kuuma tarbeveega, kuni päikese- ja maaküttesüsteemideni välja. Küte. Renoveerimisel on maja soojussõlm ja küttesüsteem üks suuremaid kokkuhoiukohti, sest igakuised küttearved puudutavad meid otseselt ning kes meist ei tahaks vähem maksta. Kui pump on hoone süda, siis vereringeks on torustik ja elunditeks radiaatorid ja muud mitmesugused tarbijad ning ventiilid, mis energiat jaotavad. Kõikidele osadele tuleb võrdselt tähelepanu pöörata, kui tahta sellest parim välja võtta. Enamus vanu pumpasid on suuremad kui vajalik. Soovitame asendada väiksemate Grundfossi muutuvkiirusega pumpadega, mis kohanduvad uue olukorraga, vähendavad müra tekkimise ohtu ja samal ajal säästavad ka energiat. Siin lihtsustatud põhimõtteskeemil on toodud katel või soojusvaheti, pealiini pump ning erinevad tarbijad nagu õhukonditsioneerimine, soojustagastusega ventilatsioon, 2 toru või 1 toru radiaator küte ning põrandaküte. Siin skeemil on toodud jahutuse üldpõhimõte. Primaarpool külma allikaga, mille keskseks elemendiks on jahuti ehk chiller, primaarpoole ja sekundaarpoole pumbaga ning seejärel jaotustorustik tarbijatega. Funktsioon näiteks konstantne vooluhulk, mida tavaliselt kasutatakse jahutites, muudab Magna 3 selle rakenduse jaoks ideaalseks. Mitmed roostevabast terasest variandid ja võime temperatuuri reguleerida muudavad Magna 3 ideaalselt sobivaks kuumavee tsirkulatsioonisüsteemide jaoks. Soojusvaheteid kasutatakse peamiselt kuuma tarbevee tootmiseks. All primaarpool kütteallikaga ja ülevalpool sekundaarpool, näiteks retsirkulatsioonipumbaga.
Vasakul poole olen toonud temperatuuri anduri paigalduse. Kui tahta näiteks temperatuuride vahe järgi juhtimist. Alati tuleb paigaldada andur võimalikult soojusvaheti lähedale. Mida Magna 3 pakub? Arukad juhtimisrežiimid, Flow Adapt ja Auto Adapt. Mitmed muud algoritmid muudavad Magna 3 üheks tõhusamaks tsirkulaatoriks maailmas, mis toob märkimisväärset energiasäästu. Kasutage juba sisse ehitatud funktsionaalsust. Seega vaatame lähemalt. Veidi tehnilist infot. Rohkem kui 200 üksik- ja kaksikpumba mudelit. Alates 1,5 tolliste keermesotstega, lõpetades TN100 ärikühenduse valikutega. Materjal on kasutusel nii hallmalm kui roostevaba teras. Tootevalik graafikutena. Maksimaalne voolu hulk kuni 70 kuupmeetrit tunnis. Maks tõstekõrgus 180 kilopaskalit. Suur temperatuuri töövahemik -10 kraadist kuni +110 kraadi Celsiuseni. Nüüd üks omadus. Magna 3 võib töötada ka siis, kui möödavooluklapp ehk bypass on suletud, muutes selle süsteemist tarbetuks. Pump on ideaalne valik, kui nad töötavad süsteemides, mis vajavad automaatselt rõhu reguleerimist. Mis teeb selle energiatõhusaks? Energiasääst tekib tänu füüsilistele omadustele, juhtimisfunktsioonidele ja seadistustele. Hüdraulika, kus rõhukaod on viidud minimumini. Püsimagnetmootor ning targad juhtimisrežiimid. Iga tellimusega tulevad kaasa isolatsioonikoorikud, mis vähendavad soojuskadusid läbi korpuse ning te ei pea neid küla pealt taga otsima ning selleks aega ja raha täiendavalt kulutama. EUP on Euroopa Liidust tulenev energiadirektiiv, millest tootjatel tuleb lähtuda ning missugused tooteid võib turustada. Võrreldes püsikiiruse pumbaga kasutab Magna laias laastus 75% vähem elektrienergiat, et ära teha sama töö. Energiaefektiivsuse indeks pumba seerial on keskmiselt 0,18. Mida väiksem, seda parem. Oma klassi parim on 0,17. Kui siin teljele on toodud toote kasutus, kestus ning vasakul teljel maksumus, siis on võrreldud 2 erinevat lahendust. Algab soetusmaksumusest, millele lisanduvad energiakäidukulud. Ning keskmise investeeringu kulu tasub ära umbes juba 2 aastaga. Mis see imeloom see Auto Adapt on? Auto Adapt põhineb proportsionaalsel rõhugraafikul. See juhtimisrežiim analüüsib pidevalt diferentsiaalrõhku ning kohandab end vastavalt energiatarbe järgi tõstes ja langetades juhtgraafikut. Seega Auto Adapt töötamise ajal muudab pump automaatselt seadeid vastavalt süsteemi tegelikele parameetritele. Kui süsteemi klapid sulguvad, kohandab pump oma jõudlust. See juhtimisrežiim on spetsiaalselt välja töötatud küttesüsteemide jaoks.
soovitame suhteliselt suure rõhukaoga jaotustorudega süsteemides ning näiteks asendamisel. Kui konkureerivaid tooteid peaks maksimaalseks energiasäästmiseks pidevalt ümber seadistama, katse-eksitusmeetodil funktsioone valides, siis AutoAdapt annab mugavuse, tehes seda kasutaja eest. Flow Limit lubab meil piirata voolu hulka, saab kasutada koos teiste funktsioonidega. Flow Adapt on edasi arendatud algoritm, töötab režiimis AutoAdapt, hoolitsedes samal ajal selle eest, et voolu hulk ei ületaks kunagi sisestatud piirväärtust. Kohe vaatame lähemalt. Vasakul on antud tüüpiline pumbagraafik muutuv pööretega. X-teljel voolu hulk ja vertikaalteljel tõstekõrgus. Voolu hulka ja rõhku suurendatakse kuni seatud seadeväärtuseni. Rõhku langetatakse hetkeni, kuni voolu hulk hakkab vähenema. Antud punktis tehakse uus proportsionaalse rõhugraafik. Igapäevane diferentsiaalrõhu kõikumine kompenseeritakse piki proportsionaalse graafiku liikumist. Sesoonsed kõikumised kompenseeritakse graafikut vastavalt tõstes või langetades. Sisuliselt iga tsooni dimensioneeritud voolu hulga ehk vajaliku soojusenergia määrab kindlaks pumbast tulev voolu hulk. Selle voolu hulga saab täpselt määrata Flow Adapt juhtimisrežiimis, mis vähendab pumba seadeventiili kasutamist, kuid ei kõrvalda küttesüsteemides kontuuride harudel tasakaalustusventiilide vajadust. Aga liiniseadest ja tasakaalustamisest räägib seminaril Danfossi esindaja lähemalt. Pumbal on juba sisse ehitatud automaatikasisendid. See annab võimaluse eemalt juhtimiseks ning häire edastamiseks. Üks analoogsisend, 2 relee-väljundit, 3 digisisendit. Näide välisest juhtimisest. Seadeväärtuse väliseks mõjutamiseks võite kasutada analoogsisendit, madalvoolu signaaliga 0–10 volti või 4–20 milliamprit, mille järgi pumba kiirust juhitakse lineaarselt. On 2 režiimi, lineaarne juhtimine koos seiskamisega ning lineaarne koos miinimumkiirusel tööle jäämisega. Kaksikpumbad suhtlevad omavahel ilma kaabliühendust omamata. Paralleeli ühendatud kaksikpump töötab nii vaheldumisi jagamaks koormust kui ka kaskaadis katmaks koormuse tippusid. See tagab töökindluse automaatselt vahetades pumba pead rikke korral ning väldib ootamatult hoolduskulu. Pumbal on ka sisse ehitatud soojusenergia mõõtmise funktsioon. Kuna pumpa läbivat voolu hulka mõõdetakse, siis lisades süsteemi välise temperatuurianduri saab kätte temperatuuride vahe ning see võimaldab meil soojusenergiat kokku arvestada. See väärtus salvestatakse kumulatiivselt pumpa, seda saab andmesidega edastada. Keskmine täpsus on +–5%. See annab oma tarbimisest parema ja täpsema ülevaate ning lisaks indikeerib ka veel madala vooluhulga näidu. Kas te mõnikord imestate, miks teie süsteem kasutab liiga palju energiat, et ei tea, millist hoone osa teie hoonest tuleb optimeerida? Siin skeemil on toodud
erinevad küttepüstakut, kus on võimalik jälgida soojusenergia jaotust ja tarbimist. Lihtsalt pumba omadusi ära kasutades. Ning see aitab kiiresti reageerida tasakaalustamatusele. Siiski see ei ole täppistööriist, mille alusel arveid esitatakse, aga on hea indikaator. Andmeside arvutisse. Saate ühendada oma pumba hoone automaatikaga andmesini ühenduse kaudu. See tagab võimaluse nii juhtida kui jälgida väliselt. Annab juurdepääsu kõikidele oma pumpade olekutele ja häiretele. Edastab võimsustarve, kiiruse, töötunnid ja muud seadeväärtused. Vajaliku teabe saamiseks te ei pea kohapeal asuvaid pumpasid füüsiliselt kontrollima minema. Tuleb ainult lisada SIM-sidemoodul ning protokolle, mida see toetab, on PACnet, Modbus, Profibus, ka GSM. Üle kontrolleri on võimalik saata telefonile teavitusi pumba tööolekutest. Ekraaniga kasutaja liides ja juhtimispaneel nuppudega. Lisaks kaugjuhtimispult, mis iseenesest on Grundfos Go äpp teie nutitelefonis. See annab võimaluse täppisseadistusteks. Suhtleb pumbaga raadio teel juhtme vabalt. Võimaldab salvestada raporteid ja saata neid edasi. Väga vajalik abimees liikvel olles. Grundfosi silm eemalt teavitab pumba hetke tööolekust. Kui ükski indikaator tuli ei põle, siis ei ole toidet taha ühendatud. Nüüd ülevaade menüüst. Menüüs on eesti keel. Võimalik koduekraani seadistada sobivate näitude saamiseks, töörežiim, seadepunktid. 3D graafikut, kus piirkonnas pump enam aega veedab. Isegi graafiline pumbagraafik ning tööpunktiga reaalajas. Abistav funktsioon, hoiatuste ja vigade logi, kirjeldusega, vea iseloomudega kirjeldustega. Uus on rakenduste viisard, mis valib kasutaja sisestatud andmete põhjal automaatselt optimaalset pumbaseadet. Paremal pool on näidatud, kuidas see töötab. Sisenete viisardisse, valite oma pumba positsiooni, kinnitate. Kõik, pump ongi seadistatud. Kiirem paigaldus. Rõngas klamber ühe kruviga võimaldab pumba pealt pöörata teile õigesse asendisse. Pumbaga tulevad kaasa läbiviiguga tihendid, mis lihtsustavad elektriühendusi, sisse ehitatud assisteerimise funktsioon ning automaatika sisendid ja väljundid. Abi andmesini seadistamisel. Kõike seda on võimalik teha
kasutades näiteks Grundfos Code. Rohkem infot leiab Grundfos Product Centrist, mis on tasuta online kõigile saadaval. Sealt saab alla laadida nii andmevihikuid, kiirülevaateid ja kasutusjuhendeid. Kui loengu käigus tekkis küsimusi, siis võime neid üle vaatama hakata. Mina tänan. Tervist nüüd üle videosilla, et ma olen endiselt Karro ja nüüd räägin siis torustikust ja just siis renoveerimiseks mõeldud torustikust. Hetk aega panen üles siis esitluse. Ja nüüd loodan, et esitlus on näha ja saame sukelduda sisse. Korteriühistu renoveerimisel torustik seab siis erinõuded paigaldusele, et arvestades siis teiste ehitusliikidega, kuna me tegutseme siis inimeste kodudes, on see süsteem veidi teistmoodi ja peab olema oluliselt ettevaatlikum. Ehk siis erinõuded oleks siis kõigepealt paigalduse puhtus, ehk siis paigalduse jäägid ei tohiks kahjustada korteri sisustust, eriti kui meil on kallid parketid või on kallis mööbel. Külmpaigaldus, ei saa kasutada paigaldamise keevitust või muud siis süttivat soodustavad meetodeid, kuna kodudes võib olla palju süttivat materjali. Samamoodi me räägime siin pehmest mööblist, diivanitest, asjadest. Siis paigalduse kiirus on kindel, et paigaldus häirib inimeste normaalset elurütmi niigi. Ei ole mitte mingi põhjust, et seda kannatust pikendada. Siis töökindluse saavutamise lihtsus. Ehk siis tegelikult see paigaldus peab olema tehtud siis esimese korraga ja siis hästi. Vastasel juhul tekib meil olukord, kus kohas me peame ehitusmehe tagasi kutsuma, ta peab midagi ümber tegema, mis tegelikult häirib meie elurütmi veelgi. Pikk tööiga, torustikana tuleb kasutada ennast pikalt tõestanud materjale. Ehk siis teraspressi puhul me räägime terasest. Teras on kasutusel olnud küttesüsteemidel väga pikalt ja traditsiooniline küttesüsteemide materjal. Nüüd on renoveerimistel ka mindud tagasi juba terase peale ja teras on ennast tõestanud 50 aastat pluss materjal küttesüsteemides. Süsteemide paigaldus, kõik komponendid on pärit ühest süsteemist ja paigaldatud siis tootja poolt heaks kiidetud tööriista, et tagada töökindlus. Ehk siis süsteem peaks olema täielik, et ei saa tekkida olukord, kus meil jääb midagi puudu või keegi ise leiutab, kuidas mingeid asju teha. Et see risk kogu nende asjade juures on väga suur, kui me ei saa seda esimest korda korralikult ära teha. Korteri võivad üle ujutada või võime kahjustada tegelikult juba väga nagu kallis sisustust. Esteetilisus, tähtis on, et torustik näeks ka hea välja, et tegemist on ikkagi meie kodudega. Ehk siis ta võiks näha klassikaline, ilus ja puhas. Rakordeerimetallik. Onnine siis turustab Itaalia ettevõtte rakordeerimetallik presterast torustiku radiaatorsüsteemile. Ettevõttel endal on 50-aastane ajalugu ja asub Itaalias. Mis on tähtis, on see, et tootmine toimuks eranditult Euroopas. Seal on nii kvaliteedi kui tarne põhjused, ehk siis kvaliteedi poolest on kõik ju ettevõttel nüüd endal kontrolli all, ehk siis ta näeb kõike, mis tehakse, ta teab, kust materjalid tulevad ja tegelikult ta saab kohe jaolu, kui mingi probleem on. Lisaks siis tarnete poole pealt, nüüd eriti siin koroonavalguses, meil tarned katkenud ei ole. Ja põhjus on siis selles, et ettevõttel on oma laovarud ja kuna transport Euroopas ikkagi liigub,
siis tegelikult meil mingit probleemi ei ole. Lisaks Onni enda seisukohast me siis hoiame tegelikult ka endal kuskil 3-4 kuu varu materjali. 4 tehases Itaalias ja Hispaanias töötab kokku 250 inimest. Põhitootmine on küll Itaalias, aga Hispaanias siis tehakse ka just seda joonestamistööd ja projekteerimistööd. Ettevõttel on oma testlaborid ja väga ranges kvaliteedikontroll. Iga detailil torustik on oma kodeering ja seotud siis süsteemis konkreetse masina inimesed, kes selle valmimise eest vastutab. Tooted on siis koodi järgi jälgitavad kuni toormaterjali välja. Ehk siis me tegelikult teame lihtsalt juba liitmiku pealt, kes tegi, mis ajal ta tegi ja siis kus kohast materjal on pärit. Ehk kui mingi probleemid ka oleks, siis tegelikult on selle väga lihtne järgi jõud. Süsteem ise on hästi täielik, et süsteemil on endal on kõik komponendid olemas, ehk siis liitmikud, oorõngad, mis käivad liitmikusse, torud ja siis tööriistad. Nüüd tööriistade puhul on ka siis heaks kiidetud tööriistad, mis siis enamus paigaldajatel on ka olemas ja tegelikult tänu sellele on kõik on lihtne paigaldamise poole pealt. Nüüd aru saada, et kuidas siis press terast torustik on üldse tulnud Rakordeeril, siis ma tegin väikse graafiku siia, et ajajoonena, kui siis ütleme, et 95 lõpp 96 siis alustati uurimise või konkurentide patentide uurimisega, et 1997 töötati välja siis enda profiil ja 2001-2 toodeti välja siis turvaline oorõngas. See 2004 läks see sama oorõngas ka gaasi peale, mis näitab tegelikult seda lekkekindlust ja 2014 on siis võib-olla selline küttesüsteemi torustikule üks oluline märke, kus siis töötati välja ka siis keevituseta kolmik, mis on tänaseks siis patenteeritud ja kuni mõõduni 54 vähemalt on siis kõik liitmikud ka üleminekuliitmikud ilma keevituseta, et sellest saab päevalt rääkida. Rakordeeril endal on siis 4 süsteemi, on nii tarbeveele süsteemid kui gaasile, aga meie siis räägime Steelpressist, mis on siis üks 4 kaubavärgist. Süsteemil endal on 8 rahvusvahelist sertifikaadi sõltumatutest siis sertifitseerimisasutustest, kaasa arvates Norra DNV ja Prantsusmaa CSTP. CSTP on selles suhtes hästi tähtis, et CSTP on see, ütleme siis, kõige kõrgem kvaliteedimärk. Ehk siis CSTP hoidmiseks peab olema ettevõttel oma labor, kus on siis pikaajalised testid 5, 10 ja 15 aastat. Torustik ise on siis väljaspoolt galvaniseeritud, siis kaetud sinkkattega vähemalt 6-12 mikroni, keskmine 10 mikroni, mis on siis 0,01 millimeetrit. Meile ütleb see põhimõtteliselt seda, et torustik on sisekasutuseks, et see ei ole välissink, mida nähakse seal kuskil teepiiretel, vaid tegemist on just sisse mõeldud ja pigem on ta dekoratiivne kiht siis, kui siis korrosiooni vastane, aga siseruumides ta peab ilusti vastu ja näeb ka väga hea välja. Nüüd süsteemi kasutatakse siis küttevee, jahutus ja päikeseküttesüsteemides. Tihendiks kasutatakse siis turvalist spetsiaalse profiiliga EPDM oorõngast, mille temperatuuri taluvuses on kuni 120 kraadi. Kui me arvestame 120 kraadi ja küttevee maksimaalne temperatuur on 75 kraadi, siis tegelikult varu on väga suur. Igatepidi kõik nõuded küttetorustikuks on kaetud. Turul on siis 2 profiili, vasakul on siis M-profiil ja paremal on siis V-profiil. Eestis valdavalt kasutavad ka konkurendid M-profiili ja ainuke vahe nendele 2 profiilil on see, et M-profiilil on oma tööriist ja V-profiilil on oma tööriist. Aga üleüldiselt kasutatakse siis M-profiili Eestis valdavalt. V-profiili kasutab Eesti Viega
ja tegelikult seda on suhteliselt vähe Eesti turul. Liitmiku omadused. Ehk siis liitmik ise on valmistatud siis tingitud süsinikterasest E275+N. Ja nüüd, kui me räägime liitmiku markeeringust, siis kui keegi suudab hiirt jälgida, siis markeering on igal liitmikul siis keskel peal. Markeeringu ütleme siis peal on kõigepealt on logo, siis logo kõrval on mõõt, töönumber, mis on seesama töönumber, millega me tegelikult saame teada, mis ajal siis liitmik on valmistatud, kuidas ta tehtud on ja siis mis materjalist ta tehtud on. Ja siis on materjali sertifitseering, ehk siis teraspressi puhul on see CSTP, ehk siis kasutame kõige kangemat sertifitseeringut näidata kui kvaliteedimärki. Siis liitmikesse paigaldatud O-rõngad. Nüüd miks rakordeeri muutis siis O-rõnga profiili on eelkõige siis ohutus. Ehk siis esimese asjana, kui me vaatame nüüd kahte erinevat liitmiku, ristlõiget, siin on ristlõige tavalisest O-rõngast ja ristlõige siis rakordeeri turvalisest O-rõngast. Kui enamus kasutab nüüd seda tavalist O-rõngast, siis tegelikult meil on sellised ohukohad, kus kohas mustus võib sattuda nüüd O-rõnga vahele ja kui seal on nüüd mingit metallipuru või liivapuru, siis pressimisel võib tegelikult pressida selle O-rõnga selle metallipuru katki. Ja meie kogemus on see, et mõned ehitajad kannavad neid liitmikke taskus, nii et tegelikult see rakordeeri annab tänu sellele suurema siis ohutuse. Kuna taskutes meil võib olla liiva, võib olla seal metallitükke, siis rakordeeri puhul see hirmu praktiliselt ei ole, et kui vahes ei ole, kuhu see mustus saaks koguda. Siis kui te näete ka, siis profiil on palju sujuvam, et ta ei ole nii vertikaalne, nagu on siis konkurentidel ja põhjus on selleks, et ta ei kahjustaks siis toru sisestamisel. Ehk siis, et ta kriibiks seda toru ära. Lisaks on siis ka O-rõngas viidud sügavamale, ehk siis toru ei keeraks ka siis O-rõngast ümber, kui teda sisestatakse. Ja siis viimase asjana võib mainida seda, et tänu sellele lähetisele kujule on siis ka tihenduspind 20% suurem. Jõuamegi siis võib-olla see innovatsiooni eheda näiteni on siis ühes tükis kolmik, töötatud välja 2014 aastal ja nüüd proovige siis hiirt jälgida, et tavalistel teistel liitmikel on see keevituskoht selle koha peal. Miks on tähtis, et seda keevituskohta idee järgi ei oleks, on see, et kui me läheme liiniga üles ja teekujuliselt nüüd hargneme, siis põhimõtteliselt jääks torustik enne kinnitamist kiikuma just selle keevituse peale ja sealt võivad tekkida mikropraod, siis 2-3 aasta pärast võivad siis viia tegelikult korrosioonini. Olenevalt nüüd ehitajast on see küsimus, et enamus ehitajad, ma arvan, et see suur probleem ei ole, aga ta on ikkagi üks turvalisus juures, mis siis aitab nagu tegelikult tagada selle, et lekkeid majas ei oleks. Lisaks nüüd veel rääkida võib-olla teist ohutusest veel. O-rõnga puhul siis O-rõngal on sees sellised lohud, et kui liitmik jääks pressimata, siis tegelikult see pressimata liitmik annab siis survetesti ajal kindlasti märku siis ehitajale, et kuskil mõni liitmik pressimata, ka see liitmik saab siis ära pressitud enne süsteemi täielikku tööle laskmist. Võib öelda, et rakordeeri on sellega tegelikult teinud see paigaldus hästi ohutuks. Nüüd pressiühendused, siis siin on mul siis ristlõikega pressiühendus. Igaks juhuks ma märkisin ära siis ka selle parempoolse sõõri ja põhjus miks on see, et mult on küsitud, kas see parempoolne on siis see pressimisjälg. Tegelikult ei ole, et see on nüüd liitmiku enda siis tehases valmistatud jälg ja see pressimisjälg, mida me jälgime, on tegelikult selle koha peal siin. Lisaks siis
pressimisel lõugadel on peal siis täht ja markeering ja kui me näeme seda pressitud liitmikku ja leiame selle tähe sealt, siis me võime kindel olla, et on pressitud õige pressiga. Et Rakordieri ise soovitab rohkem klaukaid ja noopressi ja tegelikult ka remsi võib kasutada mõõduni siis 42. Aga sealt 42 edasi võiks ikkagi kasutada kas siis noopressi või klaukaid. Kus walking on ka lubatud. Siis all te näete nüüd sisemist lõiget ja tegelikult siin on nüüd märgitud ära siis ka see toru deformatsioon. Ehk siis tegelikult selle rõhukindluse annabki see toru deformatsioon. Ehk siis mida suurem on deformatsioon, seda rohkem toode kannatab rõhku. Ja on ära näidatud kui soorõngas ja kui nüüd suudati jälgida, siis siin on kahe materjali siis ristumiskoht ja tegelikult on ta nii tugevalt nagu omavahel koos, et seda võib kutsuda siis külmkeevituseks. Nüüd, kui me võtame 22 mõõdu, siis see pressimistugeavus, kui see ühendus on nüüd õigesti tehtud, on nii sügav, et rõhutestil tegelikult liitmik kannatab üle 100 baari. Kui sertifitseering 16 baari peale ja siis reaalselt on meil küttesüsteemis kui 6 baari rõhku, siis tegelikult see varu on järjekordselt hästi piisav. Süsteemi paigaldus ise on hästi lihtne, nagu te näete, et suudate jälgida, siis kõigepealt me lõikame toru mõõtu, siis toru ümardatakse, siis märgitakse toru sügavus ja kontrollitakse soorõngast ja toimub pressimine. Nüüd peatudes korraks iga etapi juures, siis kõigepealt lõikamine, et mida peaks siis lõikamisel märkama, just eriti tahaks panna konsultantide südamele, et toru lõikamine peaks olema siis kas elektilise tööriistaga, mis ei tekita kuumust, või siis käsitööriistaga. Mõlemad tööriistad on meil endal laos olemas ja tegelikult suhteliselt vabalt kättesaadavad. Kuid kindlasti ei tohiks kasutada nüüd ketaslõikurit või siis rahvakeeli relakat, sellepärast et relakas kuumutab selle tsingikihi sealt pealt ära ja tegelikult see võib viia siis torustiku korrosioonini. Ja kui torustik on korralik korrosioon, siis lõpuks tagajärjeks on lekked. Seejärel, kui toru on meil ära lõigatud, siis me ümardame toru, ehk siis eemaldame siis lõikejäägid, et toru vale sisetuse korral ei kahjustaks soorõngast. Seejärel märgime peale siis mõõdu. Selleks kasutatakse siis spetsiaalset šablooni ja see märkimine selleks, et siis märkida ära, kui sügavale peab siis toru minema liitmikusse, et see joon, kui kasutada šablooni, jääb alati siis liitmikust 1 millimeeter 2 väljapoole. Ja kui ta on nüüd õigesti ühendatud, siis tegelikult ei ole seal siis probleeme. Nende šabloonide kohta, et see peaks olema igal ehitajal olemas ja need jooni peaks ka jälgima. Need šabloonid on Onionis on olemas müügil ja lisaks on mul suur kott neid ka niisama jagada, mida ma olen ka teinud, et enamus ehitajad peaks olema ka need juba saanud, aga kui kellelgi on vaja, siis võib alati pöörduda minu poole. Siis kontrolli oorõngast, ehk siis me vaatame, et see mustus saaks just metallitükid asjad, et kuna see profiil nüüd oorõngal on selline lamedam, siis tegelikult on need sõrmega ilusti eemaldatavad, kui seal midagi on, et sinna vahel suruda praktiliselt võimalik ei ole. Ja siis on pressimine. Pressimist tehakse siis ühe päästiku vajutamisega, seal peab tunde järgi midagi tegema, et press on hästi lollikindel ja töötab tegelikult väga hästi. Nüüd, mis eelis on siis teiste torutüüpidega, et siin läbi ajaloo on kasutatud renoveerimisel nii PPR-i, Aluplexi kui stiilpressi. Et PPR-i puhul, kui me võtame nüüd temperatuuri vahemikku 15 kuni 65 kraadi, siis joon paisumine on 20 meetri kohta 150 millimeetrit, ehk siis ta eeldab kindlasti kompensaatorit, Aluplexil on 125 millimeetrit ja teraspersil 12 millimeetrit. Igal juhul tuleb kasutada mingitel juhtudel nagu kompenseerimisvõimalust. Nüüd siin järgmise lehe peal
on mul siis välja toodud kompensaatorid, mida siis kasutatakse. PPR-i puhul me räägime siis sellisest heasabast, mis tegelikult satub igal pool korteritesse. Miks me PPR-i soovitame? Olgu ka öeldud seda, et me müüme nii PPR-i, Alupexi kui teraspressi. Ehk siis meie huvi ei ole seal nagu majanduslikult me võiksime müüa kõike. Lihtsalt teraspress täna sobib kõige paremini seda süsteemi. Nüüd ma olen toonud selle kompensaatori välja, kuid mida ma tahan öelda, et kui renoveerimine toimub, siis selliseid kompensaatoreid kasutada tegelikult teraspress süsteemis ei tohiks. Ja põhjus on tegelikult materjalis, sellepärast kofreeritud osa on valmistatud tegelikult nüüd roostevast terasest. Ja roosteva teras saavutatakse nii, et tal vähendatakse siis süsiniku siis selle konstellatsiooni siis materjalis. Ja see tähendab omakorda seda, et roostevaba on alati süsiniku defitsiidis. Nii et kui tal on võimalik see süsinik tagasi võtta siis mustalt torult, siis ta seda teeb ja see tähendab seda, et kuskilt siis süsteemis võetakse ära siis musta metalli ja see tegelikult nõrgestab süsteemi. Et kindlasti ma ei soovita kasutada selliseid asju. Tegelikult saab need kompenseerimised teha ära suhteliselt lihtsalt põlvedega ja arvestades siis joonpaisumise väiksust jääksid nad tegelikult ikka kuskil keldritesse, mitte tubadesse. Ja kui me nüüd vaatame või ütleme vanemad osalejad siin mäletavad, siis meil need maapealsed torustikud, mis nõukogude ajal jooksid, nendel olid sellised U-tähed sees, et need U-tähed põhimõtteliselt ongi siis tehtud selleks, et kompenseerida. Samasugune kompenseerimisvõimalus on siis tegelikult olemas ka teraspressil ja olemas ka siis tehnilises juhendis tegelikult kogu informatsioon, kuidas neid teha, mis raadiused peavad olema ja siis mis pikkused peaksid olema nende kompensaatorite. Et igal juhul soovitan kasutada või soovitan mitte kasutada neid kompensaatoreid, sellepärast tegelikult kui me nüüd võtame rakordeeri, siis rakordeeriga ise neid kompensaatoreid valmista teraspressile ja põhjus ongi selles, et neid tegelikult ei saa kasutada. Siis ma võin mõned paigalduspildid, et oleks siis ette näha, et oleks näha siis, milline näeb välja teraspress, PPR ja siis Alupex. Et kui nüüd see renoveerimine toimub, siis PPR näeks välja selline vasakul üleval, Alupex on siis paremal üleval ja siis teraspress on siis all. Et ka esteetiliselt on ta parema väljanägemisega, pole seda odavat plastikut ja massiivsust. Siin on siis pilt, mis avaneks enne isoleerimiskeldrist ja mida kindlasti vaadata on nüüd seda, et on näha, kuidas siin on jooned on nüüd liitmiku servadest peal. Ja põhjus, miks nad seal peal ongi see, et toru sügavus on ära märgitud, et me kindlasti võiksime olla kindel, et see asi on õigesti tehtud. Ja see on enne isoleerimist siis. Mida ma tahan panna kindlasti järelevalve südamele, et nüüd arvestades just selle COVID-i situatsiooniga, väga paljud tarned väljastpoolt Euroopat jäid ära nagu konkurentide torustike. Ja me oleme näinud nüüd seda, kus meil erinevad torustiku mõõdud on liikunud siis ebakorrapäraselt. Kui me tavaliselt teame, mis liigub, siis me võime olla ka nagu suhteliselt ette öelda, et see tähendab seda, et kui konkurentide torustikud mingid mõõdud otsas, siis kasutatakse meie torustikku. Idee järgi neid saab kasutada selles suhtes, et mõõdud sobivad, tolerantsid ka reeglina sobivad, kuid peamine probleem on see sertifitseerimise garantiis. Kui te kasutate torustikku või te miksite kahe erineva brändi teraspressi, siis tegelikult jõuate olukorda, kus kumbki bränd ei anna garantiitel. See ei ole tehtud kiusu pärast, vaid see põhjus, miks see on süsteemi siis sertifikaadis. Sertifikaat on süsteemne. Ta on rõhusertifikaat ja see tähendab seda, et
süsteem on rõhuga testitud ja testitud on ainult ühe ettevõtte süsteemi korraga. Ja kui mingi probleem nüüd peaks juhtuma, siis tegelikult kumbki ettevõte ei toeta seda. Ehk siis kui on alustatud mõne teise brändiga, siis tuleks kindlasti lõpetada see brändiga, isegi kui seal tarneprobleemid on, tuleks ära oodata see, et hiljem siis oleks tegelikult see võimalus olemas, et saaks nagu selle garantii ja siis ka sertifitseeringu. Või siis Rakordeeri puhul täpselt samamoodi. Et meie puhul küll me võime kindlasti väita, et me oleme väga palju investeerinud just lattu, et hoida, seepärast me näeme renoveerimist kui vastutust. Me oleme Eesti suurim materjali tarnija renoveerimistele ja tegelikult kui nüüd võtame näiteks üks selline uhkemaid asju, võib-olla on siis aasta 2017, 2018, kus kohas põhimõtteliselt kogu Rakvere renoveerimine sai tehtud Sonnine materjalidega. Ehk siis meil on head partnerid ja see töö on alati seal korralik, on mingi probleeme meil esinenud ei ole. Ja me ka hästi palju vastutame oma toodete eest ja sellepärast me ei saa lubada tegelikult endale materjale, mis ei ole, siis ütleme, mis ei ole kvaliteetsed. Nüüd hinna poolest võrreldes konkurentidega me oleme suhteliselt samas augus, isegi kuigi see materjal on veidi nagu innovatiivsem ja siis kvaliteetsem. Ehk siis minu poolt hetkel kõik. Ja siis kohtume juba siis reaalajas. Aitäh teile! Tere tulemast kõigile! Minu nimi on Marko Moring, tulen ma firmast Danfoss, kus ma töötan müügijuhina ja vastutan otseselt kütteseadmete müügi eest Eesti turul. Nüüd üks väike hetk ja ma avan oma tänase ettekande. Nii, loodan, et on kõigile nähtav. Oma ettekande teemaks olen ma valinud hüdrauliline tasakaalustamine. Nüüd, miks tasakaalustamine? Võib-olla põhjusel, et kui me räägime küttesüsteemide renoveerimisest, siis selle renoveerimise üks kõige olulisemaid ongi tasakaalustamine. Nimelt, mida me mõistame tasakaalustatud küttesüsteemi all? Ehk siis küttesüsteem on hüdrauliliselt tasakaalus, kui on tagatud vajalikud vooluhulgad ja vajalik rõhk seadmetel nii maksimaalse koormuse kui osalise koormuse tingimustel. Mida me siin osalise ja maksimaalse koormuse all eelkõige silmas pean, on radiaatori termostatventiilide töö. Ehk siis teadaolevalt küttesüsteemis radiaatori termostatventiilid, mis peavad garanteerima meil soovitud sisekliima, on meil pidevas muutuses, kus osad on meil lahti ja osad on meil suletud, vastavalt siis nii, kuidas see koormus meil hetkel süsteemis on. Ehk siis selleks, et garanteerida osalisel koormusel lahti olevate radiaatori ventiilide rõhk, peabki meil olema ka hea tasakaalustamine. Nüüd, mis teemadel ma täna peatun? Nimelt räägime siis tänastest väljakutsetest, kahetoru küttesüsteemi põhitõdedest, võimalikest lahendustest olukorras, kus tasakaalustamine ei ole meil võib-olla kõige paremini õnnestunud. Räägime staatilisest tasakaalustamisest, dünaamilisest tasakaalustamisest, eesmärgiga siis garanteerida radiaatori termostatventiilidele töötingimused. Ja lõpuosas tutvustan teile ka dünaamilist radiaatori ventiili. Nüüd, millised on nõuded meil täna kaasaegsetele küttesüsteemidele? Olen siin reastanud 3 olulisemat, ehk siis küttesüsteemid peaksid meil olema ja töötama võimalikult väikese madala energiakuluga.
omama või võimaldama optimaalset sisekliimat ja süsteemid peaksid toimima meil müratult. Nüüd, tasakaalustamine kui selline on tegelikult ka suureks probleemiks kogu Euroopas. Ehk siis võime öelda, et enamikes riikides puudub korrusmajade kahetoruküttesüsteemides selline hea hüdrauliline tasakaalustus. Ja tasakaalustamata küttesüsteemide puhul siis need põhjustavad meil müra, ebamugavustunde ja suuremad kulutused küttele. Mis puudutab sisekliimat, siis sisekliima temperatuurid on meil tasakaalustamata küttesüsteemi puhul teatud diapasoonis kõikuvad võrreldes tasakaalustatud küttesüsteemiga, kus me suudame üsnagi täpselt hoida siseõhu parameetrit. Võiks öelda, et tasakaalustatud küttesüsteemide energiasääst on suurusjärgus 8%. Nii, proovin ka pointeri saada. Nüüd, kuidas jaguneb meil soojuskandja tasakaalustamata küttesüsteemis? No, eelkõige kõrgem veesammas on näha meil pumbale ja soojussõlmele lähemal olevas püstikus, ehk siis veel on omadus minna sinna, kuhu on tal kõige kergem minna. Ehk selline klassikaline tasakaalustamata küttesüsteemi korral on meil tagumised püstikud on vaegküttes, kuna nende vooluhulk on ebapiisav. Ja olen siin välja toonud ka erinevad teljed, mis on abiks järgnevate slaidide arusaamiseks, ehk siis projekteeritud vooluhulk on siin sellel teljel ja kõik, mis jääb ülespoole või allapoole, nende puhul on siis tegemist kas liiga suure vooluhulgaga või ebapiisava vooluhulgaga. Mis riski endas omab liigvooluhulk on just nimelt seesama müraprobleem, millest ennist sai ka mainitud. Toimub ülekütmine, millest on küttearved meil suuremad ja teiselt poolt ebapiisav vooluhulk põhjustab meil ebapiisavat kütet, vähene mugavus ja sellega siis seonduvad kaebused. Nüüd, mismoodi sellistes olukordades korteriühistud ennast saavad olukorda päästa, on siis kaks tüüpilist viisi, mis on võib-olla lihtsamad, kui hakata paigaldama tasakaalustusventiile, oleks siis tsirkulatsioonpumba küttegraafiku tõstmine või siis isegi pumba vahetamine võimsama suurema vastu ja teine variant on siis soojussõlmes temperatuuri tõstmine. No kumbki neist variantidest pole efektiivne ega usaldusväärne. Kuigi, mis meil toimub, kui me vahetame välja pumba, siis me näeme, et soojussõlmele lähemates püstikutes veesammas meil kasvab veelgi, mis muudab nendes püstikutes olukorra üsnagi raskeks, sellepärast et kui siin ei ole radiaatori termostaate, on tõesti reguleerimise võimalused on ainult jäänud akna avamisega sisuliselt. Kuid mida me sellega saavutame? Saavutame selle, et tõenäoliselt tagumistes püstikutes me siiski suudame saavutada projekteeritud vooluhulga. Nüüd, milline näeb välja selline klassikaline tasakaalustamine, mida meil valdavalt senini on ka Eestis harrastatud ja mida me väga palju siiski veel projektides näeme, on niinimetatud tasakaalustamine staatiliste tasakaalustusventiilidega. Mida see tähendab? See tähendab seda, et meil tuleb püstikutele paigaldada ventiilid, mille avasuuruse määramise või muutmise näol me jagame ära vooluhulga püstikute vahel. Ja eesmärgiga siis saavutada projekteeritud vooluhulk igale püstikule. Selleks siis vastavat ventiili me kasutame, millel on olemas mõõteotsikud, mille kaudu toimub siis vastava mõõteaparaadiga mõõtmine.
mille tulemusena me saame siit siis ka kätte vooluhulga. Ehk me tegelikult mitte ei mõõda vooluhulka, me mõõdame rõhuvahet üle ventiili, aga vooluhulk võrdub siis ventiili avasuurus, milleks on KV arv, korda siis mõõdetud või olemasolev rõhuvahe ventiilil, mille tulemusena aparaati sisestatud andmed ventiili kohta saame me kätte sealt vooluhulga. Nii et tegelikult mida me mõõdame rõhuvahet ventiilil, läbi mille siis kujuneb meil vooluhulk. Tasakaalustamine toimib meil siis olukorras, kus radiaatori ventiilid on eelseade väärtused peavad olema neil küll paika keeratud, kuid kindlasti tasakaalustamise hetkel ei tohiks meil olla termostaat ventiilidel. Ehk siis mõõdistamine käib ilma termostaatideta. Ja mõõtmistulemusena valmib siis protokoll, kus peab olema välja toodud kõik mõõdetud vooluhulgad püstikutel, mille erinevus projekteeritust ei tohiks olla suurem kui 10%. Seda, kui tasakaalustamine on meil püstikute lõikes lõppenud, paigaldame me kõikidele eelseade radiaatori ventiilidele termostaadid ja peale termostaatide paigaldamist võib öelda, et meie küttesüsteem muutub muutuva vooluhulgaga süsteemiks, kus rõhk varieerub vastavalt koormuse muutusele. Ja mida see tähendab koormuse muutuse näol? Tähendab seda, mida ka käesoleval slaidil on näha. Keskmine püstik, me näeme, et siin on kõik 3 radiaatorit on meil välja lülitatud, ehk termostaatventiil on läbivoolu radiaatorisse sulgenud. Kas ta on siis sulgenud tõenäoliselt põhjusel, et temperatuurid on saavutatud? Nüüd olgu siin ära mainitud, et mis mõjutab meil temperatuure on vaba soojus, mis tekib meil kõigepealt kas inimestelt, päikeselt või siis elektriseadmetest, milleks on siis näiteks kas pesumasinad, pliidid, tolmuimejad, televiisor, valgustus. Kõik see on, mida radiaatori termostaat võtab arvesse vastavalt õhutemperatuuri muutusele. Ehk siis meie paneme paika vajaliku parameetri, mida me soovime ruumis hoida ja termostat vastavalt sellele, kas siis avab või sulgeb ventiili vastavalt siis läbivoolu radiaatorisse. Nüüd, mis on sellises olukorras meile oluline tähele panna, on see, et staatiliste tasakaalustusventiilide puhul muutuva koormuse korral me näeme, et kui arvutuslik vooluhulk on meil siin teljel, siis esimene ja 3. püstik töötavad meil kordades suurema vooluhulgaga. Ehk siis see püstik saab palju suurema vooluhulga tänu sellele, et keskmise püstiku radiaatori ventiilid on sulgenud. Ehk siis teisisõnu, selle 3 radiaatori vooluhulgad on meil ümber jagunenud naaberpüstikutesse. Ja mis on siis selle tulemusel ohuks, on see, et kui lähevad vooluhulgad juba radiaatori ventiilis liiga suureks, selle tulemusena kasvab meil ka rõhulang ventiilil, siis on võimalik meil müra selles radiaatori ventiilis. Ehk võiks öelda, et ka juba voolamisest kostuv kahin on juba märge ebapiisavast tasakaalustamisest. Ja loomulikult, kui meil kasvavad vooluhulgad, väheneb meil delta T radiaatoris, kasvavad meil ka energiaarved. Nii et siit on hästi näha, et staatilised tasakaalustusventiilid tegelikult muutuva koormusega süsteemis ei rahulda meid, ehk siis reguleerimine on puudulik ja võiks öelda, et staatiliste tasakaalustusventiilidega lahendus ei ole sobilik. Mida pakub sellistel puhkudel Danfoss? Me pakume dünaamilist tasakaalustust, pakume 2 variandis. Kõigepealt me pakume väiksematele süsteemidele dünaamilise radiaatori ventiiliga
ja suurtematele süsteemidele püstikule rõhuvaheventiil koos partnerventiiliga, pluss siis iga radiaatori ette eelseade termostatventiil. Siin on nüüd näha ka võimalikud skeemid, kus me dünaamilist tasakaalustust kasutame, ehk siis korrusmaja vertikaalpüstikutel, ehk siis igale püstiku alla näeme ette siis selle ventiilikomplekti või kui meil on tegemist horisontaalliinidega, siis paneme radiaatori haru algusesse, näeme nad ette. Põrandakütte puhul on nende kasutus siis vastavalt kollektorite ees. Niisiis, dünaamilised tasakaalustused me näeme ette igale püstikule, ehk siis see on nüüd see komplekt, pluss siis igal radiaatoril termostatventiil. Ja mida käesoleval slaidil on siis näha, et kuna keskmises püstikus on üks radiaator meil välja lülitatud, selle võrra on ka veesammas sellele püstikule väiksem ja samas, mida me näeme, et kuna igal püstikul on see dünaamiline tasakaalustus on ette pandud, ei ole võimalik nendesse püstikutesse lisavoolu hulga sattumine, ehk siis nagu me näeme, esimene ja kolmas püstik hoiavad projekteeritud voolu hulka, kuna neil kõik need 3 radiaatorit on töös. Selle ühe radiaatori voolu hulk ei ole pääsenud rändama teistesse püstikutesse tänu dünaamilisele tasakaalustusventiilile. Ja kõik arvutused käivad siis valemi järgi, kus voolu hulk võrdub ventiili KV väärtus korda ruutjuur rõhulang üle ventiili, ehk siis teisisõnu KV väärtused, mille järgi on radiaatori eelseade ventiilid meil määratud, ei ole midagi muud kui KV arv on siis põhimõtteliselt ventiili avasuurus, mis vastab arvutuslikule vooluhulgale ja rõhulangule ventiilis. Kuna rõhulangu ventiilis mõjutab meile süsteemi koormus, siis antud olukorras ongi dünaamiline tasakaalustusventiil siin ette nähtud selle jaoks, et seda rõhuvahe olukorda ehk seda delta P-d ventiilil garanteerib meil tasakaalustusventiil selleks, et radiaatori ventiil KV väärtus oleks meil arvutuslikus suuruses, kuna nii kui rõhulangud muutuvad, nii meil muutub ka voolu hulk radiaatori ventiilil, ehk siis, et seda ei toimuks, selleks me näemegi ette rõhuvahe reguleerimisventiili siia püstiku ette. Nüüd vaatleme korraks ka, mismoodi ta läbilõikena, kuidas see ventiilikomplekt meil toimib. Nimelt membraanventiil käib meil alati tagasi voolu peal, partnerventiil on pealejooksu peal, omavahel on nad ühendatud sellise peenikese kapillaartoruga. Punane on siis membraani pool olev kõrgem rõhk, mis üritab ventiili sulgeda. Nagu me näeme, kui rõhk kasvab, siis ventiil hakkab meil liikuma sulgemise suunas ja teistpidi, kui rõhk langeb, siis ventiil avaneb. Ehk siis selle 2 rõhu vahel toimubki selline rõhuvahe reguleerimine, mille abiks on siis siin vedru ja selle vedru pinguse me määrame ära või projekteerija määrab ära vastavalt kas püstiku või haru rõhuvahe suurusele. Ehk siis see ongi see sama rõhuvahe, mida me mõistame, näete siin skaalal on ka see näha, see rõhuvahe keerame paika reguleerimise hetkel, mida me soovime, et see ventiil jääks meil sellele püstikule hoidma. Nüüd ventiilid, mida me rõhuvaheventiilidest Eesti turul pakume, on läbimõõt 0,5 tolli kuni 2 tolli, rõhuvahele 5–25 me kasutame küttesüsteemide radiaatorite puhul. Ütleme keskmiselt püstiku rõhulang jääb meil suurusjärku seal 10–15 kilopaskalit. Ta muidugi väga paljuski sõltub projekteerija arvutusest radiaatori ventiilide osas, kas valitakse seal 5–6 või rohkem kilopaskalit. Ja suuremad rõhuvahed on meil siis kasutusel tavaliselt põrandaküttesüsteemides.
Siin on näha ka suuremaid ventiile, neid me põhiliselt kasutame ventilatsiooni kalorifeerkütte reguleerimisel harudel. Nüüd partnerventiilidest on meil turul pakkuda 2 modifikatsiooni. ASVBD, mis on oma mõõtmisvõimalustelt täiuslikum kui ASVI, on skaala tal veidi eeskujulikum kui sellel ventiilil ja mis on oluline, tal on 100% sulgemisfunktsioon kuulkraani näol, nimelt on tal sisse ehitatud kuulkraan ja kuulkraaniga me sulgeme. Sellel ventiilil toimub sulgemine siis ventiili spindliga, ehk siis erinevus ongi selles, et kui siin me spindliga määrame tema avasuuruse, mida me pärast enam ei muuda, siis sulgemisel me sulgeme kuuliga, mis pöörleb selle spindli ümber. Aga siin tuleb meil pärast keerata tagasi see spindel avatud asendisse peale seda, kui meil sulgemisfunktsioon oli rakendatud. Nii et soovitus meie poole pealt on kasutada ASVBD ventiili. Nüüd, kuidas valida ja määrata ventiile, selleks on kõige lihtsam moodus tulpdiagrammilt, kus on siis Y-teljel on siin voolu hulk. No näiteks 200 liiter tunnis lõikumisel tulpdiagrammil läbimõõduga 15, igati sobilik, samas võime ka valida läbimõõt 20. No soovitus oleks, et ta võiks olla siin 1/3 või selle 2/3 avatuse juures võiks olla see lõikumine ventiilil. Kogu arvutus käib meil siis, nagu ennist sai mainitud, tuletame siis sellest vooluhulga valemist, kas siis vastava rõhuvahe või KV väärtuse. Siin on nüüd näidatud ka saadaolev rõhk, mis on pumba pealt ja delta PR on siis rõhuvahe, mida me määrame selle ventiili skaalal. Ja muidugi üks oluline, mis on, kui me valime partnerventiili, siis tuleb alati tähelepanelik olla selles osas, et kas selle ventiili see kapillaari mõõtmispunkt on meil, nagu öeldes, peale ventiili istukit või ennem istukit, ehk siis kas selle ventiili rõhulang jääb meil siia kontuuri rõhuvahemikku sisse või jääb ta sellest välja. No selle kohta on Danfossil veel eraldi omad soovitused. Üks soovitus on valida ikkagi tema rõhulang kontuuri reguleerimisest väljapoole, kui meil on radiaatori eelseadeventiilidel on seadeväärtused määratud. Kui me küttesüsteemi arvutame, siis kõigepealt me määrame nominaalvooluhulgad igale radiaatorile. Järgmisena määrame radiaatori ventiilidele eelseadeväärtused, mille kaudu siis saab see niinimetatud nominaalne vooluhulk radiaatorile tagatud. Ja selleks, et kogu see püstik ja vooluhulk oleks meil erinevate koormuste puhul tasakaalus, selleks siis viimasena valime siia alla tasakaalustusventiili komplekti. Nüüd radiaatori ventiili valiku puhul ka üks väikene näide siin. Kui meil on 100 liiter tunnis, on radiaatori vooluhulk, mis on siis 0,03 liiter sekundis ja oleme valinud 5 kilopaskalit radiaatori ventiilile, mis on ühtlasi ka minimaalne soovituslik rõhulang radiaatori ventiilidele, siis me näeme, et lõikepunktis me saame selle eelseade ventiili seadeväärtuse, milleks on siis antud juhul eelseadeväärtus number 7. Ja see seadeväärtus 7 tuleb siis ventiilil paika keerata, mille tulemusena on 100 liiter tunnis radiaatorile garanteeritud. Nüüd, kui kokkuvõttes vaadata töötingimusi selles püstikus, kus on paigaldatud meil staatilised või dünaamilised, siis me näeme, et mõlemal juhul süsteemi saadaolev rõhk on meil ajas muutuv vastavalt süsteemi koormuse muutusele. Nüüd, mis saab peale ventiili, kui me vaatame, kuidas on rõhuolukord termostatventiilidel, siis me näeme, et paraku staatilised tasakaalustusventiilid ei suuda meil püsivat rõhku garanteerida radiaatori ventiilidele, mis on
staatilise ja dünaamilise üks suurimaid erinevusi. Sama kehtib meil ka sellisel juhul voolu hulga kohta. Kui rõhk on muutuv, on ka voolu hulk meil muutuv ja lõppkokkuvõttes staatiliste tasakaalustusventiilide puhul on meil häiritud ruumiõhu temperatuuri reguleerimine. Ehk siin on meil temperatuuri kõikumine siin võimalik kuni 2-3 kraadi, mis on välistatud meil dünaamilise tasakaalustuse korral. Nüüd eelised siis dünaamilise tasakaalustusventiili kasutamisel on see, et kui me oleme nad ette näinud igale püstikule, siis põhimõtteliselt kõik need püstikud on teineteisest sõltumatud ja me võime julgelt näiteks mõne püstikuga vajadusel avarii olukorras kinni keerata, ilma et me häiriksime teiste püstikute tööd. Ehk siis seesama ventiilikomplekt garanteerib meil sõltumatuse voolu hulgast ja rõhust sellele konkreetsele püstikule, mille ette nad on paigaldatud. Ja võib-olla üks olulisemaid, et kuna siin alguses sai ka müraprobleemidest räägitud, siis müraprobleemid on need, mis eelkõige tulevad siin kevadperioodil esile, müra siis nimelt radiaatori ventiilides, tänu sellele, et osalisel koormusel kasvab rõhulang radiaatori ventiilis liiga suureks. Ja kokkuvõtteks siis, mis on nende põhilised erinevused, ühel juhul toimub meil rõhu stabiliseerimine, kuna me hoiame konstantset diferentsiaalrõhku üle membraanelemendi ehk üle selle membraani. Staatilisel tasakaalustusventiilil on meil vaid niinimetatud 100% koormusel toimunud ventiili ava suuruse paika panemine ehk siis trosseldamine. Tegemist on meil passiivse komponendiga võrreldes dünaamilisega, kus meil toimub ka pidev liikumine ventiilis, mis muuseas annab ka edu meil vältimaks ummistusi. Fikseeritud avaga ventiilil on ummistuse oht on vaieldamatult suurem kui dünaamilisel. Ja muidugi mõõdistamine, mis on oluliselt lihtsam dünaamiliste puhul, kus me korra paneme ventiili paika ja edasi jääb ta läbi rõhuvahe hoidmise seda vooluhulka seal ka hoidma, mida ei saa öelda staatiliste tasakaalustusventiilide kohta. Nüüd ka üks näide siin Õismäe T76, kus on püstikule siis paigaldatud ASVI ja ASVPV ja Tartus, mis on tehtud juba aastast 2014 ja see süsteem töötab senini tõrgeteta. Nüüd kogu seda tasakaalustamist meil reguleerib selline standard nagu 844 aastast 2016, kus siis projekteerija peab küttesüsteemi tasakaalustamise lahendama kooskõlas siis selle süsteemi suuruse ja reguleerimispõhimõtetega, et ta oleks müravaba ka väikestel koormustel. Ja juhul, kui siis selline võimalus puudub, siis tuleks kindlasti kaaluda dünaamiliste tasakaalustamisventiilide kasutamist. Ja mida siin on veel ära toodud, et eelkõige selline vajadus meil kasvab suurtemates süsteemides, kus meil ringluspumpade arendatavad rõhud on 50 ja rohkem kilopaskalit. Ja mis on siin ka ära mainitud, mis on tihtipeale küllaltki raskesti arusaadav erinevatele projekteerija ja korteriühistu esindajatele on see, et nad arvatakse, et sagedusmuunduriga pumbad lahendavad meil probleemid, siis nagu siit standardist on ka näha, siis paraku need pumbad ei asenda dünaamilist. Pigem ma ütleksin, et koostöös dünaamiliste tasakaalustusventiilidega on meil võimalik rakendada maksimaalselt graafikuid sagedusmuunduriga pumpade korral, mis annavad meile koostöös kõige maksimaalsema tulemuse energia kulu osas. Nüüd lõpetuseks, mis on dünaamiline radiaatoriventiil, ehk siis oleme loonud siin juba mõned aastad tagasi rõhust sõltumatu radiaatoriventiili, kus
on toodud peale tavalise ventiili funktsiooniga rõhuvaheelement. Ehk siis läbilõikena me näeme, et ventiilil on niinimetatud ülemine osa moodustab tavalise klassikalise radiaatori ventiili funktsiooni ja siia alla on toodud rõhuvaheelement. Ja valiku puhul on kõige olulisem, et süsteemide kogu takistus ei tohi olla suurem kui 60 kilopaskalit. Ehk siit siis ka, kui standard soovitab hakata 50 kilopaskalit ja suurtemate korral kasutama dünaamilist tasakaalustamist, siis meie soovitus on väiksemate puhul kasutada dünaamilist radiaatori ventiili. Ja ainus, mis on oluline tema puhul, et projekteerimise aluseks tuleks võtta tal 5 kilopaskali asemel miinimum 10 kilopaskalit rõhulangu. Valik käib siis lihtsasti, kui meil on teada voolu hulk, siis valime tema eelseade väärtuse. Antud näite puhul on 25 liiter tunni juures on eelseade väärtus 4, mis on siis meie täna pakutavate vedeliktäite termostaatide puhul. Siin on ka paar näidet, Vaksali 3 Tartu ja ASA D1, mis on siis KredExi projekt ja see oli nüüd oma finantseerimisel tehtud, aga näha, et sellises suures majas ja kus juures mida siis me kokku hoiame, nimelt me ei kasuta tasakaalustusventiile püstikul, ehk püstikud on meil ilma igasuguse tasakaalustamiseta, kuna tasakaalustamine toimubki nende samade dünaamiliste radiaatoriventiilide baasil. Ehk siis tagasi selle standardi juurde, mis ütleb, et kui meil on süsteemides 50 ja vähem radiaatorit, võib loobuda tasakaalustusventiilide kasutamisest, kui soojusallikas on sekundaarpoole üldvoolu hulk mõõdetav. Ehk siis eesmärk on panna iga 50 radiaatori ette üks tasakaalustusventiil, läbi mille me saame teha kontrollmõõtmist voolu hulga osas. Ja no me oleme seda rakendanud ka suurtemate süsteemide puhul, järgides seda nõuet, et harude ette ikkagi panna need mõõtepunktid ja teine, et lähtuda kindlasti sellest 60 kilopaskali väärtusest, et süsteem, mis on suurem, sinna mitte neid ventiile kasutada. Me saame neid süsteeme ka niinimetatud tasakaalustada, ehk me kontrollime kriitilistes punktides vabarõhu olemasolu ventiilil, mis oleks siis minimaalne 6 kilopaskalit. Ja läbi selle siis peaks toimuma ka pumba graafiku optimeerimine, ehk siis kui siin me mõõdame vastava manomeetriga seda rõhuvahet ventiilil, kui me graafikut alandame selles punktis, kus hakkab meil see vaba rõhk kukkuma, selles punktis ongi meil optimaalne pumba graafik, mis tuleks siis jätta antud hoonele. Ja kokkuvõtteks siis meil on 2 lahendust. Kuni suurtemate süsteemide puhul kuni 150 kilopaskalit me kasutame igal püstikul rõhuvaheventiili ASVPV koos partneriga ASVPD ja väiksematel süsteemidel me kasutame siis ainult dünaamilisi radiaatoriventiile ja loobume tasakaalustusventiilidest püstikutel. Ja kokkuvõtteks siis, et dünaamiliste radiaatoriventiilidega on meil kõigepealt igal radiaatoril igas olukorras on tagatud õige kogus soojusenergiat ilma kaebusteta müra üle ja kuna tasakaalustusventiile süsteemis on meil minimaalselt ainult harude ees, siis on ka võimalused elanikelt süsteemi tasakaalust välja viia või käia siis neid ventiile keeramas on oluliselt väiksem kui süsteemides, kus nad on olemas. Ja viimase 3-4 aastaga oleme Eesti turul müünud enam kui 20 000 dünaamilist radiaatoriventiili, mis toimivad tõrgeteta ja see on andnud meile kindluse nende süsteemidega pakkumisi jätkata. Sellega ma oma ettekande lõpetan, tänan kuulamast, kui on küsimusi, siis meelsasti vastan neile. Tere, minu nimi on Risto Muldmäe ja ma olen Purmo radiaatorite esindaja kogu Baltikumis.
Töötan aktsiaseltsis Retic Radiaator juba rohkem kui 25 aastat ja oman ka sellega päris pikaajalist kogemust radiaatori turul toimuvaga ja oskan ka anda suuniseid, juhiseid, mis turul toimub ja mis oleks kõige optimaalsemad lahendused radiaatorikütte rakendamisel. Oma tänase presentatsiooniga ma sooviksin valgustada KredExi uute nõuete eripärasid ja ka soovitusi, milliseid lahendusi oleks võimalik kasutada võimalikult hästi ja efektiivselt, et lõpptulemus oleks klienti rahuldav. Kortermajade renoveerimine on selline väga komplitseeritud tegevus. Seal on hästi palju regulatsioone ja nõudeid, mis tuleb täita, sellepärast et tegemist on KredExi näol tagastamatu abiga ja toetusega ja et see raha oleks sihtotstarbeline. Seetõttu on ka vaja väga pikk bürokraatlik protsess läbida. Tänapäeval on kõige levinumateks keskkütteradiaatoriteks kortermajade renoveerimisel Purmo Compact paneelradiaatorid. Need radiaatorid iseenesest hõlmavad kogu vajaminevat ampluaad ehk siis mis iganes ruumi ossa neid paigaldada ei ole vaja. Alati leidub sobilik mõõt ja võimsus, et tagada siis klienti vajalik gabariit ja tulemus. Standardvärv on valge RAL 9016 ja töörõhk on kuni 10 baari. Radiaatorite garantii on 10 aastat, mis on arvestades ehitusnorme, mis on 2 aastat ainult lausa 5-kordselt ületav. Kui rääkida KredExi meetmetest, siis hästi oluliseks hakatakse pidama ja viimastel aegadel on peetud ventilatsiooni olemasolu uutes renoveeritud või vanades renoveeritud kortermajades. 70. aastatel toimus suur hüpe plastakende turule tulemise suunas. Ja just selle tõttu, et plastaknad olid väga energiasäästlikud ja kortermajade energiakulud vähenesid väga suures ulatuses. Paraku aga tekkis sellega uus probleem, et varem ebatihedate akende tõttu toimus nii-öelda loomulik ventilatsioon, siis uute plastakendega kadus ventilatsiooni moment täielikult ära. Ja need uued renoveeritud korterid olid juba ilma ventilatsioonita ja muutusid elanikele ebatervislikuks. Puudulik ventilatsioon tekitas liigset niiskust, mis omakorda viis halituse tekkeni. Välja hingatud CO2 jäi ruumidesse ja magamistoad olid hommikuks läppunud. Samuti ladestus looduslik radoon ruumidesse, et meil on Põhja-Eestis just hästi suur loodusliku radooni nivoo, mis siis läbi pinnase imbub eluruumidesse ja sealt saab selle välja ainult ventilatsiooniga. Ehk siis terve hulk erinevaid terviseriske
muutis elukeskkonna kortermajades ja ka samuti kontorites ebatervislikuks ja lõpptulemus oli see, et sellest ebatervislikust keskkonnast tingitud terviseriketele kulutati suurem summa, kui kokku hoiti energiasäästust. Ehk siis kokkuvõttes oli ventileerimata korterelamud oluliselt kulukamad kui vanad, siis loomulikul teel ventileeritud, aga energiat kulutavad kortermajad. Täna on KredExi meetmed sees, et maksimaalse toetuse saamiseks peab olema ehitatud soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Ja kui me räägime veel ventilatsiooni olulisusest, siis Leedu arstide ja meditsiinitöötajate liit esitas Leedu valitsusele ametliku kirja, et on vaja teha märkimisväärseid investeeringuid kortermajade, just vanade kortermajade ventilatsiooni taastamisele, kuna üle leeduliselt on väga kõrged allergia ja muud terviseriskid plahvatuslikult kasvanud. Purmol on selleks lahenduseks Purmo Air toode, ehk siis mis võimaldab ventilatsiooni kütmisel kasutada radiaatori kütet. Kogu nähtav osa jääb tegelikult karbikuna radiaatori alla ja ta on esteetiline ja võiks öelda, et silmatorkamatu. Purmo Airi töö põhimõte on selline, et elupinnal tekitatakse hõrendus, siis vannitoa ja või ka köögi väljatõmbe kaudu ja värske õhk siseneb läbi välisseina, kus see siis läbi puuritud avavuse liigub Purmo Airi seadmesse, seal see filtreeritakse, radiaatori küttepindade vahel soojendatakse ning värske filtreeritud õhk siseneb eluruumi. Õhk liigub läbi ruumide väljatõmbe poole ja sellega on kaetud kogu korteri elupinna piisav ventilatsiooni vajadus. Standardijärgne ventilatsioon tagab kogu ruumide õhuvahetuse iga 2 tunni järel. See tähendab siis seda, et kogu ruumi õhk vahetub iga 2 tunni tagant. Purmo Air seadmed tuleks paigutada niimoodi, et tagatud oleks kõikide ruumide ventilatsioon. Seega läbikäidavate tubade puhul ei ole vajalik seadme paigutus läbikäidavatesse ruumidesse. Piisab sellest, kui see värske õhk, mis siseneb teisest ruumist, käiks läbi selle siis läbikäidava toa ja näiteks siin antud juhul ka, kui köögis oleks väljatõmme, on väga hea, kui siin see ruumidest tulev värske õhk liiguks ka läbi köögi välja. Õhu liikumine seadmes on küllaltki lihtne, et välisfassaadile paigaldatakse rest. Seal on siis selline vihmakaitse ja sissepoole on lisaks veel paigutatud putukavõrk. Vihmakaitse hoiab siis suuremad linnud ja muud elusolendid eemal. Putukate vastu on juba võrk. Kui on tegemist mürarikkama keskkonnaga, siis soovitame paigaldada spetsiaalset mürasummutit, mis siis on toruna seina sisse puuritud augus.
ja selle mürasummuti eripäraks on see, et ta peab vastu suurele õhuliikumisele. See on väga oluline aspekt, et pikaajalisus tagada. Edasi läheb juba siis läbi seadme, filtreeritakse ja küttepindade vahel see soeneb ja ruumi siseneb soe filtreeritud värske õhk, mis ei tekita tuuletõmbust. Purmo Airi eripära ja võimalused on erinevate filtritega väga laialdased. Väga tähtis on see, et Purmo Air on spetsiaalselt ehitatud koostööks Purmo kompaktradiaatoritega. Ehk siin ei ole ühtegi pilu ega sellist lekke võimalust. Kõik see õhk, mis tuleb siia seadmesse, suunatakse ka otse küttepindade vahele. See on äärmiselt oluline omadus hilisema ekspluatatsiooni käigus. Filtreid on lihtne paigaldada ja vahetada. Sahtli eemaldamisega tuleb filter välja ja on 3 erinevat filtrit võimalik paigaldada. G3 on siis selline lihtne svamm, mis võtab kinni sellised jämedamad fraktsioonid ja kui inimestel ei ole erinõudeid väliskeskkonna osas, siis on see kõige lihtsam ja kõige mõistlikum. Oluliselt parem ja erinõuetele vastavam on F7 peenfilter, kus on juba allergikute vajadustele vastavad nõuded tagatud. Ja kõige siis erilisem ja spetsiifilisem on F9 filter, kus lisaks siis sellele peenfiltri funktsioonile on ka elektrostaatiline funktsioon ja võetakse ka kõige peenemad osakesed kinni. Kui nüüd on plaanitud soetada F-sarja filtrit, siis kindlasti ma soovitaksin ka varuks muretseda G3 filter. See on selleks, et juhul kui avastatakse, et F-sarja filter on ummistunud ja on vaja kas või ajutiselt midagi asemele panna, siis G3 on selleks väga sobilik ja ajab selle lühikese perioodi jooksul asja ära. Kui me nüüd räägime sellistest ohtlikest asendustest, loomulikult on Purmo Air toodetele ka olemas universaalsed alternatiivid. Kuid ükski neist ei ole nii täpselt kokku sobituvad radiaatoriga, nagu on Purmo Air. Ja alati on natukene mindud sellise universaalse lahenduse lihtsustuse suunas. Aga üldiselt on nad ikkagi head ja toimivad lahendused. Aga ma soovin kindlasti hoiatada EasyVent toote eest, mida toodab Rootsi firma Acticon AB. Ja mul on selle tootega väga palju isiklikult pretensioone ja kokkupuuteid, mida ma olen pidanud siis korteriühistustes lahendamas käima ja seetõttu jagan seal oma kogemusi ja ka erinevate maade teadlaste arvamust. Nimelt toimib see toode radiaatori konvektsiooni abil ja siin on radiaatori esiservas on pilu, kus siis konvektsiooni abil õhk liigub läbi radiaatori ja haarab kaasa väljast tuleva külma õhu. Selle
lahenduse probleem on see, et kui kortermajas just kevad sügisperioodil on küte väga heitlik, siis kütte välja lülitumisel juba 15 minuti pärast hakkab valguma külma õhku põrandale. See pilt on tehtud TalTechi laboris, kus siis testisime EasyVenti toodet suitsutestiga. Ja siin on nüüd selgelt näha, et kui suur osa väljast tulevat õhku liigub normaalselt läbi radiaatori ülesse, siis väga märkimisväärne osa sellest külmast õhust valgub otse radiaatori küttepindasid läbimata otse põrandale. Ja kui me nüüd toome siin näiteks väikesed lapsed, kes on põrandal mängivad, siis see on otsene risk nende tervisele ja see õhk antud juhul seal katses oli temperatuuriga -15 kraadi. Trondheimi ülikool Norras tegi äärmiselt põhjaliku uurimustöö samuti selle toote kohta ja sellest kirjutati ka teadusartikkel kortermaja renoveerimisest EasyVent lahendusega. Ma võin öelda, et see on väga põhjalik, seal isegi vist selle teadustöö eelarve oli mitu miljonit eurot ja seal tehti kõikvõimalikud katsed, mis on ohuks ja selle kortermaja renoveerimisel, mis on head küljed ja eraldi osas pöörati tähelepanu just EasyVenti probleemsele toimivusele. Ma võin oma kogemuse põhjal öelda ka veel see, et EasyVent ikkagi töötab ideaaltingimustes. Ja kui näiteks lihtne takistus peatab seda konvektsiooni, siis koheselt lakkab see ventseade töötamast. Piisab sellest, kui väljast tulevad lapsed mängimast ja märjad kindad ja müts pannakse siia radiaatori peale ja konvektsioon on peatatud, algab hetkega külma õhu voolamine otse põrandale. Ma olen väga paljusid kortermaju käinud nõustamas ja mulle on esitatud reklamatsioonid, et purmoseade ei toimi. Alles kohale minnes ilmneb, et tegemist on hoopis asendustootega. Tihtipeale ei ole isegi seda kuskil dokumentatsioonis märgitud. Järelevalve ei ole korteriühistuid sellest teavitanud. Mõnikord on kohe tehtud pakkumine alternatiivile, seda mitte mainitud. Korteriühistu on siis allkirjastanud, et nad on pakkumisega nõus, pärast alles tuleb välja, et jah, ma kirjutasin alla asendustootele, aga ta ise ei märganud seda. Täna on KredExil väga oluline osa selles, et nad selgitavad järelevalvele nende ülesandeid ja kohustusi. Ehk siis järelevalve on kohustatud teatama omanikku ehk siis korteriühistut kõikidest plaanitavatest muudatustest, mis ei kattu projektiga. Ja see on väga oluline osa sellest kogu protsessis. Kui nüüd räägime natukene KredExi
põhimõtetest ja minupoolsetest soovitustest, siis ma soovitan renoveerida alati maksimumprogrammiga. Te teete üks kord, aga te teete väga korralikult oma kortermaja korda. Sellepärast, et ainult maksimumprogrammiga saate te ka maksimum toetuse. Ja sellega te uuendate oma kortermaja nii välimust, energiatõhusust kui ka tervikväärtust. On hea näide mineviku kogemusest. 2015 tehti Uus-Tatari 16 korterelamus täielik renoveerimine. See oli äärmiselt põhjalik, praktiliselt kõik, mis oli võimalik selle energiatõhususe meetmega ellu viia, see ka tehti. Alates sellest, et katusele pandi päikesepaneelid, mis hakkasid elektrienergiat tootma, kuni siis loomulikult soojustagastuse ventilatsioonisüsteemist. Ja siin on nüüd auditi energiabilanss enne ja pärast renoveerimist. Ja kui te nüüd siin vaatate, siis tarbitud energia enne siis renoveerimist oli kogu maja peale 563 megavatt-tundi, mis tähendas 42 000 eurot ja 42 587 eurot. Pärast renoveerimist oli kogu energiatarve ainult 268 megavatt-tundi ja see läks korteriühistule maksma vaid 17 847 eurot aastas. Sääst oli 58%. Ja võib öelda seda, et see kokku hoitud raha hakkas teenindama laenumakset. Ehk siis inimesed, kes maksid enne renoveerimist sama palju, hakkasid pärast renoveerimist küll maksma sama palju, aga neil oli täielikult uuendatud ja renoveeritud kortermaja. Siin on mõningad pildid selle maja välimusest pärast renoveerimist, täielikult vahendatud aknad, täieliku uus fassaad soojustusega, täielikult vahetatud katus, uued päikesepaneelid, tipptasemel soojasõlm koos soojuspumpadega. See lisaks uuele kaasaegsele elukeskkonnale ning alanenud kuludele tõusis kinnisvara väärtus märkimisväärselt. Ja tänasel hetkel, kui energiahinnad on tõusnud ja kasvanud, on juba see kortermaja oluliselt võidus, ehk siis nad maksavad juba koos laenuga märkimisväärselt vähem, kui nad maksaksid ilma renoveerimata maja puhul. Ehk täiuslik renoveerimine tasub end ära. Nagu ma kirjutasin, eelnevaltki mainisin, on Purmo radiaatoritel 10-aastane garantii. Kui on vaja galvaniseeritud radiaatorid, mis on siis spetsiaalse korrosioonikaitsega, näiteks väga niisketesse ruumidesse, pidevalt märgadesse vanitubadesse, siis on nendel toodetel 6 aastat garantiid, aga tavaradiaatoritel on 10-aastane garantii. Ma tänan teid tähelepanu eest ja kui teil on lisaküsimused, siis olete alati teretulnud ja kirjutama mulle või siis otse minuga ühendust võtma.
aitäh teile, kõike head!